ja täna niisugune mõnus suusailm, ma ütleks isegi. Mitte, et ma ise nüüd mingi suusataja oleks, et mina käisin suusatamas viimati siis, kui olin teises klassis. Aga täna on jah niisugune -0,5 ja tulin jalutama siia Emajõe äärde. Käisin siin viimati suvel. Tegime siin mingisuguseid pilte ühe plaadialbumi jaoks ja siis sinnapoole niimoodi otse jalutades on päris vinged villad. Isegi ei teadnud, et siin sellised on. Kuigi jah, tegelikult pean nentima, et mingi paar aastat tagasi ma vist isegi Pegasusega mööda Emajõge liikusin ja siis kuhugi paremale poole nad jäid, aga ma ei pannud seda puslet kohe kokku, et kus nad võiksid asuda. Ja kui jalutasin, siis vaatasin, et vist on äkki needsamad majad. Nüüd ma hetkel liigun ise siia sammu tagasi, aga ma päris sinna kaugele taha ei liigu, et ma vaatan, kas siin on siuksi kalastamiskohtasid ka. Mul üks sõber teeb kalamehe videosid YouTube'i ja tema on seda Emajõge hästi palju läbi sõitnud risti-rästi. Aga mina ei ole. Ma pidin tegelikult see aasta temaga kaasa minema, aga ei ole läinud. Ma vaatan, et Emajõgi nagu ära külmunud. Aga nii palju ma ei usu, et see kannaks. Sinna jää peale ma minema ei hakka. Kalamehe tarkust mul nii palju ei ole, et teada, kas see jää on külmunud või mitte. Minu kalamehe ajad jäävad ikkagi, ma arvan, 20 aasta tagusesse aega, kus sai siis õngeridvaga käidud ja vist isegi mingid põhjaõnged olid meil kunagi, kui me käisime Tartust Jõgeva poole minna, seal on mingi raudteesild ja siis seal jäime isegi kämpima, tegime lõket ja värki ja äikest saime ja saime isegi angerja kätte sealt ja vist mõned latikad ka. Vaatan korra, mis siin poolt toimub. Ohoh, siia on keegi mingi ägeda aia teinud. Aga lumi on jah, ma ei tea, kust Eestimaa otsast sa seda videot vaatad. Noh, siukene on see lumi praegu. Mingisugune 10 senti ma pakun julgelt. Jah, siin on väga vinge siukene aed tehtud. Hagu kokku pandud ja väga hästi toimib. Okei, jah, ühtepidi hoiad nagu rahaliselt kokku, aga teisalt sul läheb topelt postide arv nagu. No, ma ei saagi aru, traati vist siia vahele pandud ei ole. Ikka on mingi traat on siia otstesse ka pandud. Mega ilus koht, kus täna niimoodi jalutama tulla või? No ilm on ka siukene jalutamise ilm täielikult, nii et jah, siin Tartu, mis ta nüüd on siis, Prisma, mitte Annelinna Prisma, vaid Jõe tänaval näkkise või. Sealt sõidad veidike otse ja siis keerad paremale, pargid auto ära ja ongi kõik. Aga siit hakkavadki need vinged majad ja eravaldus. Sinnapoole ma minema ei hakka. Ma liigun veidike mööda seda tänavat tagasi. Et mis ma sinna ikka eravaldusesse lähen. Et suvel kunagi käidud sai. Aga siin on vinge jalutamine. Ja, seal on see Siili elurajoon. Seal kunagi ehitati üks maja ainult valmis ja nüüd siis on ehitamine jälle oo sisse saanud, et terve vaata, et kvartal on tekkinud sinna juba maju, kus siis inimesed saavad elada. Suvel on, ma arvan, sealt nendest majadest vaade sinna Emajõele ikka väga vinge. Ja ma ei tea, kui hästi siit näha on. Sealt selle graffitiga aia tagant paistab Prisma. Et see on Prismale tegelikult väga lähedal. Ja siin, kus need inimesed seal jalutavad praegu, seal on siis, õigemini oli raudtee. Ma arvan, see on mingi sadama raudtee, mis viis sadamani välja ja kasutati siis, ma arvan, et see läks sadama teatrini. Minul seda eluiga ja minevikku nii palju ei ole, et ma mäletaks, ma olin laps siis, kui see raudtee ilmselt toimis.
aga praegu on tehtud siia jalutamisrada ja kõnnitee. Ja sinna poole läheb nagu see tee ja see läheb edasi välja siis vanasse sinna konservitehase juurde. Sealt lammutati kõik ära ja tehti siukene ratta ja jalakäijate tee. Siin on tänavakunst veidikene, graffitit. Alati imestanud neid graffiti kunstnikuid, et kui palju see aega võtab ja nende enda isiklikku raha, et siis seda graffitit teha. Sest ilmselgelt 1-2 purgiga ei tee sa mitte midagi. Aga jah, vaadates neid siin, siis paneb mõtlema ikka. Jaa, eilsest autosõidust kah veel nii palju, et õpilane kukkus läbi uuesti. Et lumevärk ja ei näinud siis seda märki, et ei tohi sisse sõita. Tavaline punane telliskivi või see telliskivi märk ühesõnaga. Et jah, meil on niimoodi, et tuleb nüüd uuesti maksta 50 eurot ja siis jälle harjutada ja siis kui kolmas kord peaks uuesti läbi kukkuma, siis on see, et siis tuleb autokoolis, päris autokoolis 2 tundi võtta. Sest minul on ju tegelikult ainult taotletud see sõiduõpetaja luba, et sa võid õpetada, kui sul on kogemust, minu arust oli 3 aastat äkki. Ühesõnaga ma sain selle Maanteeametist, maksad vist 12 või 13 eurot ja siis saad oma tuttavaid või sugulasi või kedagi õpetada. Ma täpselt ei mäleta, seal oli kirjas, kuidas. Ühesõnaga 8 kuud tagasi ma selle taotlesin ja olen nüüd neid autosõite teinud ja oma jagu ja tegelikult on isegi fun, sellepärast et ma olen nii palju liiklusvärki uuesti läbi teinud, et endagi mingid asjad, mis on kunagi ära ununenud, vaatad, et vau, et liiklusseadus on muutunud korralikult ja ega tänavadki, kui sa käid ikkagi, sõidad niimoodi, et ühesuunalise pealt vastu tulev ristuv tee on sul 2-suunaline, et kuidas seda kõike õieti teha ja kõik siuksed asjad. Pluss parkimised, et nüüd on ju Maanteeameti nõue niimoodi, et jõudsin Prismani välja, tegelikult näed, siin samas ongi ja siin kõrval on ka mingi parkla, kus tehakse drifte, aga siin parklas ma ei ole seda õppesõidu asja teinudki. Et nüüd on jah, nõue, mul jäi jutt pooleli, on selles, et pead tegema külgboksi, tagurpidi boksi ilusti, siis edaspidi boksi ja mis minule tuli üllatusena on see, et sa sõidad autoga nagu tagurpidi ja siis sa pead keerama niimoodi paremale poole ilusti. Et seda ka nõutakse nüüd autokoolis, et varem siukest asja ei olnud. Ja ma muidugi ei tea, kuna sina oma load said või sa ei ole lube veel teinud, et ja plaanid minna, et mis reeglid siis veel on, nii et samuti võid siia alla kommentaaridesse kirjutada, et kas praegused autokoolid on liiga karmid oma nõuetega, kas õpetajad on sellised, kes kiusavad või ei kiusa või ongi, peavadki olema sellised hästi karmid, sest ega olgem ausad, et liikluses on meil neid tegelenskeid igasuguseid, et on isegi nähtud, kuidas sa liigud Tallinna poole ja vastassuunas tuleb mingi vend, sõidab täie lauluga sulle, vaata, et laup kokkupõrkesse ja siis möödasõidud on niimoodi, et kui Tallinna sõidad, lähen mingit festivali filmima, siis on ikka eranditult iga jumala kord on mõni debiilik, kes rallib sust siis mööda, mis sest, et sul on lubatud kiirus ja tekitatakse 3. või isegi 4. rida, nii et meil see liikluskultuur, ma arvan, et võtab veel 25 aastat ennem, kui mõistus pähe tuleb inimestel. Et nõme on lihtsalt see, et kui mingid süütud inimesed hakkavad nagu surma saama pelgalt selle pärast, et mingi vend kujutab ette, et on väga kõva autojuht. Ja et sõida ennast surnuks, aga mitte teisi. Et nii palju siis autojuttu. Aga Prismasse ma vist ise minna täna ei viitsi, et siuke väike jalutuskäik ja veidikene juttu siia juurde. Nii et
mis ma muud räägin, ma ei oskagi praegu hetkel rohkem midagi muud rääkida sulle. Päris ausalt mõistus jooksis kokku. Ma olen täna nii vähe maganud, et monteerin ühte videomaterjali, mis täpsemalt kunagi saate teada, eks ma sellest räägin lähemalt. Materjali sai filmitud niimoodi, et 2 nädala jooksul ja mega kogus, et see ajakulu on ikka meeletu, et seda kokku monteerida, kuna tegu oli siis sellega, et meil on kokku vist 5 või 6 kaameraga sai seda filmitud. Kui sinna sisse arvestada nüüd siis ka need Insta360 droon ja siis veel pisikesed põhikaamerad ja B-kaamerad ja A-kaamerad ja nii edasi, et ja kuna kõikidel on pilt nii erinev, siis ongi see, et see värviskaala saada 9 on nagu paras teadus ja kui sa ei ole seda nagu filminud flatina, siis ütleme inimene, kes teab, mis asi on RAW video ja flat, siis nemad saavad aru, aga inimene, kes ei tea, siis las ta nii jääbki. Ei hakka mina seletama. Võib-olla mõni teinekord seletan lähemalt, kui ma seal näitan oma töövoogu, kuidas ühe video monteerimise protsess välja näeb ja miks on videograafi töö üldse nii kallis, kui ta on. Et paljud arvavad, et ma filmin lihtsalt telefoniga ja nii ongi. Ja üldjuhul ongi väga tore, kui sa filmid telefoniga, aga kui õhtul läheb väljast pimedamaks, siis päris nii ta enam ei ole. Ja teisalt siis ikkagi hea pildi teeb ikkagi objektiiv, nii et ja muidugi kui seal objektiivi teises otsas on kaamera ja kaamera taga on veel inimene, kes veidikene valdab teemat ka, no siis saab see pilt veel parem, nii et mina igal juhul soovin sulle head päeva tänaseks ja tšau!